millal sa blogi kirjutad? Siis kui aega on. Et ma püüan küll regulaarselt just mitte ainult pilte lisada, aga kirjutada. Et vahepeal, kui ma juba tunnen, et midagi on nagu puudu, siis ma leian selle aja. Ma mõtlen, et vahepeal ei viitsi kirjutada, ja siis mõtlen, et ei peab ikka. Et vahepeal keegi juba kirjutab mulle, et kuule, et sul on kuidagi kauaks jäänud see kirjutamine, et viska midagi üles, et päris huvitav on lugeda. Aga siis ma saan aru, et me ei räägi siin sellisest igapäevasest kirjutamisest ja me räägime iganädalasest, igakuisest, et Pilte lisan ma igapäevaselt ikkagi. Aga kirjutan jah, niimoodi nädalas, ma ei tea, 2 korda võib-olla. Oleneb, kuidas tuju on. Vahepeal on nii suur inspiratsioon, et tahad kogu aeg midagi kirjutada, kogu aeg on mingisugused uued teemad, mida arutada, millest rääkida. Ja siis tuleb jälle mingi raamat, mis on saadud läbi siin niimoodi nipet-näpet õhtul. Neid ei pane tähelegi ja siis ütled, raamat sain läbi loetud, et saab selle kohta kirjutada mingisuguse arvustuse ja inimestele pakub huvi see. Ja kui kaua sa siis korraga seal taga istud ajaliselt? Kui läheb pikemaks, ma võin seal 2 tundi vabalt istuda. Koled seal vahepeal blogipostitusele pilte juurde ja juba see võtab aega, pead kolama seal arvutis neid üles leidma, kuna mul arvuti enamuse kettaid sisaldab ka pilte. See võtab aega, siis mõtlemine, siis vahepeal ikka, mulle ei meeldi kirjutada mingi vigadega, siis sa pead selle veel üle vaatama, uuesti korrigeerima, et see võtab väga palju aega. See ongi see, miks vahepeal ei viitsi seda teha. Aga nüüd eeldame, et õppejõud hetkel ei vaata, et kui sul on korraga teha üks väga tähtis õppetöö ja parasjagu on ka inspiratsioon peal, et kirjutada blogi, kumma sa siis ennem käsile võtad? Õppetöö loomulikult. Mul on alati see, et kool on prioriteet number 1.